Lorentzi jõudu ja Ampére'i jõudu oskame me nüüd arvutada, aga vähemalt sama oluline, kui on oskus arvutada nende jõudude suurust, sama oluline on oskus määrata nende jõudude suunda. Ja siin tuleb meile appi siis vasaku käe reegel. Kujutame siis endale ette ühte vasakut kätt, mille peopesa on siis suunatud üles. Ja selle vasaku käe abil on siis võimalik kindlaks määrata Lorentzi ja Ampére'i jõudude suund, sest kui välja sirutatud sõrmed näitavad meile kas siis voolusuunda või kui me räägime voolust kui positiivsete osakeste suunatud liikumisest, siis positiivsete laetud osakeste liikumissuunda. Nii et need välja sirutatud sõrmed siin näitavad meile siis selle positiivsete osakeste liikumise suunda. Magnetväli tuleks sättida selliselt, et tema tuleks meile peopessa. Et magnetvälja vektor B peaks meil olema suunatud peopessa. Ja sellisel juhul näitab siis välja sirutatud pöial magnetjõudude suunda. Nii et kui me räägime elektrivoolust, siis ta näitab meile Ampére'i jõusuunda ja kui me räägime liikuvatest laetud osakestest, siis näitab ta meile osakesele mõjuva Lorentzi jõusuunda. Ühesõnaga meil on siis kolmene vektorite komplekt, mis siis kõik paari kaupa on omavahel risti. Selliste vektorite kandmine joonisele on üsna tülikas, sest et paberil on meil ju kasutada ainult kaks suunda, sest paber on tasapind. Ei ole ju raske joonistada vektorit, mis asub tasapinnal ja on suunaga paremale, või vektorit, mis on tasapinnal ja suunaga vasakule, või vektorit, mis on tasapinnal ja suunaga üles või suunaga alla. Need vektorid siin vasakus tulbas ja paremas tulbas on paari kaupa teineteisega risti. Aga nüüd tuleks joonisele kanda vektor, mis on risti mõlemaga. Ja siin on nüüd kaks võimalust. Üks võimalus on see, et selline vektor tuleb
tasapinnast välja ja on suunaga vaataja poole. Teine võimalus on see, et vektor teravikuga on tasapinnaga risti ja on siis suunatud siia paberi poole vaatajast eemale. Kuidas selliseid vektoreid joonisele kanda? No, üks võimalus on kasutada seda kaldprojektsiooni, nagu me siin eelmisel joonisel tegime, aga see ei ole õige, sest et ei selle horisontaalse ega ka vertikaalse vektoriga see joonistatud vektor ju risti ei ole. Ja nii tuleb siis appi võtta leppemärk ja kui nüüd kujutada endale ette, no näiteks vibunoolt, mis lendab vaataja poole, eks siis vibunool, mis lendab vaataja poole, on näha teravikuna, mis on suunatud siis risti vaatesihiga. Nii et tähistame edaspidi vektorid, mis on suunatud vaataja poole ja on siis selle vaatesihiga või tasandiga risti sellise sümboliga, kus siis on ringi keskel punkt ja see punkt kujutab siis meie poole suunatud noole teravikku. Kui aga see vibunool on meist mööda lennanud, siis näeme me noole sabas olevaid sulgi, mis on siis lennu stabiliseerimiseks teineteisega risti ja selline on siis vaatajast eemale või siis sellesse tasapinda suunatud vektor. Nii et, eks ole, kui üks vektor on suunatud vasakule, üks on suunatud üles, siis kui kolmas vektor on ka nendega risti ja on suunaga meie poole, siis kasutame joonisel sellist täpiga sümbolit ja kui nüüd seesama vektor on suunatud paberisse ehk saba on meie poole, siis kasutame sellist sümbolit. Ja enne kui näidisülesannete juurde asuda, siis lihtsalt nende sümbolite joonistamiseks paar harjutust. Olgu meil siis magnetväli, mis on vaatesihiga risti ja on suunatud siis meie poole. Ja olgu siis sellele laetud osakesele mõju jõud suunatud paremale ja nüüd kui küsida, et milline on siis selle laetud osakese liikumise suund, kui tegu on positiivselt laetud osakesega, siis me peame võtma oma vasaku käe, sättima siis käe selliselt, et see magnetväli tuleks meile peopessa, ehk siis me peame asetama peopesa allapoole, siis tuleb magnetväli peopessa. Pöial näitas jõusuunda ja järelikult, kui ma väänan oma pöidla selle jõu suunas, siis need 4 sõrme peavad näitama mulle positiivse
osakese liikumise suunda. Kui aga liigub mitte positiivne osake, vaid negatiivne osake, siis, eks ole, on liikumissuund võrreldes positiivse osakesega vastupidine. Aga ma rõhutan, et vasaku käe reegel kehtib just nimelt positiivse osakese liikumise suuna jaoks. Järelikult, kui me otsime kas negatiivse osakese liikumissuunda või teame, kuhu liigub negatiivne osake, siis peame me arvestama sellega, et meil on siis see positiivse osakese liikumise suund ja negatiivse osakese liikumise suund vastupidised. Või kui me teame näiteks jõusuunda ja elektrivoolu suunda ja meie käest küsitakse, et kuidas sellises konfiguratsioonis on siis asetatud selle magnetvälja jõujooned või siis nende magnetinduktsiooni vektorid. Siis samamoodi peame me sättima vasaku käe selliselt, et sõrmed näitaksid meile voolusuunda või siis nende positiivste osakeste liikumise suunda. Välja sirutatud pöial peab näitama meile jõusuunda ja järelikult magnetväli peab tulema siis peopessa, ehk siis teiste sõnadega magnetväli peab olema suunatud siis risti ja suunaga siis paberisse. Ehk siis, kui magnetväli tuleb meil paberist välja, siis on vasaku käe peopesa suunatud alla ehk vastu paberit ja kui magnetväli läheb meil paberisse, siis peab olema peopesa suunatud üles. Magnetväli tuleb paberist välja, peopesa on meil vastu paberit, magnetväli läheb peopessa, peopesa on meil suunaga üles.